Tere, mina olen Angeelika ja mina olen sündinud ja elan Stockholmis, ehk olen väliseestlane ja see on minu sõnum teistele väliseestlastele. Meil kõikidel on mingisugune side Eestiga ja seega ka side teiste eestlastega muudes riikides. Ma ei hakka teile täna ajaloost rääkima. Ajalugu on tõepoolest raske olnud, aga see on selja taga ja tähtis on tegelikult praegune aeg ja toimingud, mida me iga päev teeme. Meie, Rootsi eestlased, oleme ülimalt teadlikud sellest, et oma kodumaa kultuuri hoidmine ja edastamine on äärmiselt tähtis. Aastast 1945 on meil, Eesti lastel, võimalus Stockholmis Eesti põhikoolis käia ja sedapidi oma päritolu esile tuua ja selle üle uhked olla. Me saame iga päev eesti keelt rääkida, me tähistame erinevaid Eestiga seotud tähtpäevi ja me õpime, kuidas meie kodumaa ajalugu on olnud ning kuidas sealt tänapäev välja näeb. Meil on oma Eesti koorid ja rahvatantsurühm, mis tähendab, et meil on võimalus pääseda Tallinnas toimuvatele laulu- ja tantsupidudele. Eelneval aastal tähistasime Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, näiteks erinevate kontsertidega, galaõhtuga ja eestikeelse teatrietendusega, kus ka mina osalesin. Ja minu meelest on ka väga tähtis, et pärast põhikooli on meil noortel kuskil omavahel kokku saada ja suhelda. Nii et sellepärast oleme Stockholmi Eesti Majja teinud oma noortetoa, kus me saame eesti keelt kasutada ja suhelda. Nii et hoidke ikka kultuuri ja rääkige eesti keeles.